Mul on üleskutse. Juba eelmise aasta jõuludest või enne jõule käib mul mõte paastumise ümber. Ja mõtled, et Jumal, et aga mille pärast siis? Mis eesmärgil või mis on palvesoovid või igatsused, mille pärast paastuda? Me võime ju loomulikult välja mõelda, et mul on seda vaja ja vaimulikult oleks seda vaja. Ja nii võib ka, aga me saame ka Jumala käest küsida, sellepärast, et Jumala südamest tulevad need soovid, mis puudutavad Jumala südant, mis saavad kõige kiiremini nagu vastused. Ma kuulsin isa täna Sionis rääkimas, sa rääkisid, et palvetame koguduste eest ja palvetame pastorite eest ja rääkisid nendest palvetest ka, mis Jumala sõnas on, et mida me saame palvetada üksteise pärast ka. Ja Jumal ongi andnud meile ka Jumala sõnas palved ja kui me palvetame tema tahtmist mööda, siis me teame, et meil on käes need palved. Ja kui me palvetame Jumala sõna järgi, siis me teame, et me palvetame Jumala tahtes. Palvetada tema tahtmist mööda. Ja eelmine nädal ma tegin mingil päeval, see oli eelmine neljapäev, lihtsalt läksin Jumala ette ja avasin piibli ja sain siit. Õige paastumine oli äkki lahti. See on Jeesaja 58. Jeesaja 58. Ja ma natuke loen. Kui sa küsid midagi Jumala käest, eks ju, ja ootad vastust ja mõte nagu millegi ümber keerleb ja sulle see siit Jumala sõnast vastu hüppab, siis sa saad aru, et Jumal räägib. Et see ei ole nagu niisama, et Jumal niimoodi kohe võtab teema üles, ütleme niimoodi. Ja siin hakkab nii, hüüa täies kõrist, ära peata, tõsta oma häält otse kui pasun, tee teatavaks mu rahvale nende üleastumine ja Jaakobi soole nende patud. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvast, kes on õiglane ega hülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlgnikke. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks, et lüüa õela rusikaga. Praegu te küll ei paastu selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene ennast alandab, päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas, teeb enesele aseme kotiriidest ning tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja Jehoovale meelepäraseks päevaks? Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune. Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad ja kodutumad. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest, siis ilmub valgus otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsasti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Jehova vastab. Kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatuma kõne. Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põutsel maal. Ta teeb tugevaks su luutkondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed. Veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Ja su omad ehitavad üles muistsed varemed. Sa taastad endiste põlvede alusmüürid. Sind nimetatakse murtud müüride parandajaks, teeradade käidavaks tegijaks. Amen. Juutidel oli
paigas, mis päeval on nende paastupäevad, mis on nii-öelda paastupühad, mis on peopühad, kõik need asjad olid paigas. Ja selles mõttes, vaata, see on nii lihtne nagu meil samamoodi minna nagu sellisesse vaimulikku vormi või kombesse, ütleme, kombe pärast hakata midagi tegema. Ja see tuleb nii lihtsalt. Ma vist olen võib-olla seda rääkinud siin, aga me oma lastega ka oleme näiteks teinud õhtuti meie isa palvet lugenud. Ja mingil ajal lapsed hakkavad ise ütlema, kuule issi, et natuke jama on, et mu mõte läheb juba mujale selle palve ajal. Et liiga tuttav, et asi on nii peas, et see lihtsalt tuleb ja teed ära. Ja siin on, võiks öelda, nagu sarnane olukord paastumisega, et midagi, okei, nüüd tuleb see päev, et me siis ei söö. Aga need vaimulikud ja hingelised olukorrad, need kõik jäävad nagu püsima. Ja Jumal juhib nüüd Iisraeli lastel selle tähelepanu sellelt väliselt, mittesöömiselt, siis selle sisu peale, et mida tegelikult tema tahab näha ja mida tema tahab esile tuua selle paastu ajal. Keegi ütles nii tabavalt selle kohta. Paastumine lahutab ja palve ühendab. Paastumine lahutab ja palve ühendab. Ja kui nüüd seda selgitada, siis paastumine lahutab meid maailmast, lahutab selle maailmasüsteemist, aga palve ühendab Jumalaga. Paastumine ja palve, need käivad käsi käes. Et kui me lihtsalt ei söö, siis võiks öelda, et kas me peame dieeti või nälgime, aga vaimulik paast on alati seotud palvega, Jumala sõnaga. Tähendab, sa jätad midagi ära, et selle asendada teise asjaga. Et asendada palvega, asendada Jumala sõna lugemisega või hea tegemisega, nii nagu me siit ka loeme seda. Ja see on üks ohver, mida sa annad Jumalale, sa annad ära oma selle füüsilise mugavuse, et vahetada millegi suurema vastu, millegi igavikulisema vastu. Ja seda praktikat või vaimulikku distsipliini me loeme sellest juba Vana Testamendi ajal. Jumala inimesed teadsid, mis asi on paastumine ja et miks seda kasutada. Paastusid inimesed, kui nad olid raskes olukorras. Me teame, eks ju, Ester, kes kutsus paastuma, kui oli suur tõenäosus, et nende vastu on väga suur vandenõu ja see läheb täide. Aga juudid paastusid ja Jumal tõi läbimurde. Samamoodi me loeme Vanast Testamendist või Piiblist, me loeme samamoodi näiteks Taavet paastus, kui tema laps oli haige. Ja ta lõpetas selle paastu, kui ta laps lahkus, eks ju. See on teine ja pikem lugu, aga samamoodi tõesti ka paastumine patu pärast. Isegi pagana kuningas, Niineve kuningas, oskas välja kuulutada paastu, kui Joona kuulutas nendele, et Jumala karistus tabab seda linna ja Niineve kuningas kuulutas välja paastu, nii et kõik pidid paastuma, imikud ja loomad ja kõik. See oli ikka väga valikäsk. Aga Jumal nägi seda ja Jumal andis armu sellele linnale. Nii et Uues Testamendis me teame, oli see küsimus, et miks variserid paastuvad ja Johannese jüngrid paastuvad, aga teie ei paastu. Et Jeesus ütles selle vastuse neile, et peiupoisid ei saa paastuda, kui peigmees on nende ligidal, küll nad siis paastuvad, kui peigmees ära võetakse. Jeesus oli sel hetkel maailmas ja ta võeti ära, aga see on ka üks selline väike saladus, et kui me ka oma elus oleme ära kaotanud Jumala ligiolu, koge teda enam niimoodi, ei koge, et Piibli sõna meid kõnetaks või ei ole enam seda tõmmet palvesse või vaimulikku osadusse, et taas saada seda lähedasse osadust. Samamoodi selline koht, kus paastuda. Neid kohti on veel Piiblis, kus räägib paastust. Ja mitte ainult Piiblis, aga läbi ajaloo ka paljud Jumala mehed on paastunud ja mitte ainult Jumala mehed, ka usun, et
tundmatud Jumala lapsed, keda me ei teagi, on kasutanud seda vaimulikku distsipliini. Keegi tõi välja 3 vaimulikku distsipliini, ta tõi selle välja Korneliuse loost Apostlite tegude raamatust. Ütles, et seal Kornelius tegi 3 asja. Ta paastus, ta palvetas ja ta jagas almuseid ehk andis heategevuslikke ande välja. Ja need olid asjad, mis panid Jumalat teda märkama. Ja ingel tuli ja juhatas, et nad kutsuksid Peetruse ja evangeelium jõudis paganate sekka. Nii et samamoodi oli seal paastumine sees. Ja selle kirja kohta, kui ma seda lugesin, siis katsud Jumala sõna põhjal ennast läbi. Kas on midagi, kas mina hoian kedagi kinni või on minu südames andestamatust või mingit olukorda. Aga Jumal hakkas siit rääkima seda. Ta ütleb, mulle meeldiv paast niisugune. See on Jumalale meeldiv. Päästa valla ülekohtuse tahelad. Teha lahti ikke jutad. Lasta vabaks rõhutud, purustada kõik ikked. Murda leiba näljasele, viia oma kotta viletsad kodutumad. Alasti olijad riietada ja ligimisest mitte hoiduda. Nii et see on midagi, mis puudutab Jumala südant. See on midagi, mis talle meeldib. Me loeme, et tehke kindlaks, mis on issanda tahtmine, hea ja meelepärane ja täielik on Rooma kirjas räägitud. Nii et siin ta räägib midagi, mis on issandale meelepärane. Ja kõnetas just see, et üks asi on nagu enda sees lahti päästa. Aga et need on ka paastuteemad. Need on ka paastuteemad. Päästa valla ülekohtused ahelad. Mis see tähendab ülekohtused ahelad? Keegi on kellegi peale kade. Ma kirjutasin siin, nagu tekkisid erinevad kihid. Ja neid asju samamoodi kasutan nagu paastu teemad. Sa tood nagu selle punkti, sa tood palves ja paastus Jumala ette. Esimene, nii päästa valla ülekohtused ahelad. Kas minu südames on andestamatust või kadedust või kibedust kellegi suhtes? Nii, see on nagu selline küsimus Jumala ees. Sa saad küsida seda Jumala ees. Teine kiht sealt edasi. Olen mina olnud kellegi suhtes ülekohtune või on minu käitumine iseloomu nõrkus või ka näiteks kellegi teise südamesse haavu põhjustanud? Teise iseloomu rikkunud, teda sidunud emotsionaalselt, füüsiliselt, vaimselt. Seega seda ise ei näe. Aga vaata, see on, kui me palume ja kui me oleme Jumala ees nende küsimustega, siis Jumal ilmutab seda. Vaata, ta ütleb seal, Jeesus ütleb Uues Testamendis, et kui sa tuled oma ohvrit tooma ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, isegi mitte, et sinu südames on midagi tema vastu, vaid et temal on midagi sinu vastu, siis mine ja lahenda see. Et kui nagu oluliseks Jumal peab seda vendade ja õdede vahelist siirust ja osadust. Et siin samamoodi, kas mina hoian kedagi kinni või minu käitumine on teise südame pannud kinni. Teiseks edasi, kas hingevaenlane on sidunud kedagi ülekohtuste ahelatega? Läbi elu ebaõigluse, trauma, näiteks orvuks jäämine. Jumal tahab, et need ahelad saaks lahti seotud. Kui keegi on pidanud minema läbi trauma, ta on ülekohtuselt koheldud, aga ta hing on saanud haiget, ta on kinni, ta on suletud. Mulle tuli siin kohe meelde ka üks inimene, keda me samamoodi Katiga abistame, kes võiks öelda, ta ei ole ju midagi, ta elu on lihtsalt niimoodi läinud, aga vaenlane on saanud kuskilt kinni ja siduda teda. Kas seda me saame paastu ja palve läbi nagu lahti lõigata, neid ülekohtuse tahelaid? Nii, edasi, kogudused ehk usklikud on seotud ahelatega ülekohtuselt läbi kuradi valede. Kui me
me ei suuda Jumala tõotustest kinni võtta või me usume ja kordame Jumala tõotusi, aga me ei näe neid manifesteerumas. Midagi hoiab tagasi, midagi hoiab kinni. Ülekohtused ahelad, kuskil on kuradil jalg vahel või vale vahel. Maa ja rahvas, meie maa ja rahvas võivad olla ülekohtuste ahelatega kinni. Ja Jumal tahab vabadust tuua. Kuidagi see nagu sai nii reaalseks või kõnetas, et teha paastu selliste ülekohtuste ahelate vastu. Teha lahti ikkejutad. Ma lihtsalt uurisin, mis asi see ikkejuta on siis. Võib-olla teie teate, aga kui näiteks ärgadega künti põldu või ta vedas vankrit, siis oli tal selline suur puu oli siin 2 härja turja vahel. Ja see on ikke ja jutad on need paelad või need rihmad, millega siis see ikke seoti härjale kaera ümber. Et Jumal tahab, et me koormad ära kaotaksime. Me teame, patukoorem on olemas. Jeesus ütleb variserid, et te koormate inimesi, panete nendele 2-kordsed koormad peale, ise ei puutu sõrme otsagagi. Ka vaimulikult mina ja me peame nagu läbi katsuma, et mida me räägime inimestele, kas, siin rääkisime kraavist, käsukraavist, kas me oleme seal, tõmbame seda kraavi selle ikkega ja kamandame kõiki sinna kaasa või käime seal ikkerihmad, täpselt. Jah, see ikke seisaks seal turja peal ikka. Võlakoorem, täpselt, võlakoorem. Te olete kindlasti ju kuulnud, eks ju, sellest, et eelmine aasta Kati sünnipäeval üks inimene raius puruks võlakoorma. ta oli meile andnud laenu, et me saaksime oma maja, eluaseme välja osta ja Kati sünnipäeval ta ütleb, et see ei olnud enam laen, vaid see oli kingitus. Raius puruks võlakoorma. Vaata, mis Jumal võib anda südamesse. Ja see on midagi Jumalale meelepärast. Ja mitte ainult Jumala süda ei härdu selle peale, vaid ta õnnistab seda. Ta õnnistab, kui me teeme tema tahet. Just. Ja. Et Jumal oli andnud selle talle südamesse, aga see võttis aega enne, kui ta selle nagu välja ütles. Teha lahti ikkejutad, lasta vabaks rõhutud ja purustada kõik ikked. Jeesus ütleb, minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Ja me alustasime siin sellega, me rääkisime sellest vaimuvabadusest või sellest vaimu tõstejõust, mis tahab meid üles tõsta. Selline on tema ikke. Tema ikke tõstab meid ülesse. Vaenlase ikke surub meid maha. Siin on veel palju mõtteid, mis siin esile tuleb, eks ju. Siin oli murda leiba näljasele. Me võime teha seda füüsiliselt näljasele, aga ka vaimselt näljasele. Et Jumal annaks seda leiba, mida murda. Uus testament ütleb, et ta annab külvajale seemet ja sööjale leiba. Ta annab sõnakuulutajale ka seda leiba, mida jagada. Ja see peab tema käest tulema. Anda leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad ja kodutumad. Viletsad ja kodutumad. Kui palju usklike seas on sellist vaes lapseks olemist. Sa ei tea, kes on su isa. Sa ei tea, kes on Jumal. Sa käid ikka nii, nagu sa peaks kerjama, nagu sa peaks tõestama. Aga Jumal on kutsunud meid poegadeks, oma lasteks. Viletsad ja kodutumad koju viia. Alasti olijaid riietada ja ei hoidu oma ligimesest. Nii et siin on palju sellist, milleks Jumal meid kutsub ja selle jutu peale ma lihtsalt teen sellise ettepaneku või mitte ettepaneku, ma annan võimaluse. Käsu. Olgu nüüd olla. Et kuulutaks välja sellise perioodi. Ma selgitan pärast.
paljud Jumala sulased ja kogudused ja teenistused teevad seda, et nad aasta alguses juba võtavad sellised paastuajad ja paastupäevad ja ma ka nagu olen seda asja seedinud ja mõtelnud, aga kuidagi ei ole nagu midagi otseselt kõnetanud. Aga nüüd seesama sõnaga kõnetas sellel nädalal ja ma lihtsalt kutsun teid kaasa teekonnale, vabatahtlikult, kes tahab. Et kui võtaks selline, nimetaks seda paastuperioodiks, mitte sellepärast, et nälgida või sellepärast, et lihtsalt midagi ei tohi siis teha, vaid sellepärast, et asendada see, mida me oleme siis harjunud tegema, asendada see Jumala otsimisega, asendada tema sõnaga, asendada palvega, asendada hea tegemisega. Sa ise tead oma tervislikku olukorda, sa tead, kas sa oled kunagi paastunud vähem või rohkem, aga sellel perioodil võiks nagu nende asjade peale mõelda ja neid nagu planeerida. Kas sa tahad võtta näiteks lihtsalt selle aja jooksul esimest korda ühe paastupäeva võib-olla, et sa ainult üks päev tarbid vett. Paaste on ka mitmesuguseid. Osa inimesed teevad paastu, kus nad ei joo vett ega söö. Võib-olla selline paast. Kõige tervislikum, seda ei tasu üle 3 päeva teha. Duši all käimine muutub ka väga magusaks sellel ajal. Olen proovinud. Võimalik on võtta paastuda seda, et sa tarbid vett või tarbid lisaks veele mõnda mahla. Viimati ma tegin 3 päeva, 4 päeva tegin sellist paastu, et ma võtsin õunamahla ja vett pooleks. Päris hea oli. Ei tekkinud jõuetust, ei tekkinud peavalu. Loomulikult ma sain mingisuguseid kaloreid, mingisuguseid toitaineid sellest. No vot, võib ka teha taimeteega. Kuidas iganes on? Teine variant on, nimetatakse Danieli paastuks, kui sa sööd ainult köögivilja, puuvilja ka ja sellist taimset toitu, jätad välja kõik lihatoidud, magusa, et meelehea jätta kõrvale. Nii, see on üks variant. Või tahad sa lihtsalt, et sel perioodil ma võtan lihtsalt selle aja, et ma ei külasta Facebooki, et ma ei vaata televisiooni või mingi sellise pühendumise teed Jumalale. Selline paast, et ei maksa arveid. See on nagu meil kodus on, meil räägime ka kodus paastust siis, et lapsed ütlevad, et kui veepaast on selline, et sa jood ainult vett, et mis siis magusapaast on, et kas magusapaast on see, et sööd ainult magusat või? Et see paast nendele sobiks, meeldiks. Igal juhul neid variante on palju ja ma lihtsalt kutsun, kaaluge oma südames ja kaaluge Jumala ees. Ja teine asi, mis on, mida mina olen ka kogenud, ma olen ka vahest mõelnud, nii, okei, esmaspäevast ma hakkan paastuma. Ja siis joob esmaspäeva hommik kätte ja köögist tuleb praemuna lõhna või kohvilõhna. Ja siis ütled, Kati, tee mulle ka. Aga tead, suutsin vastu pidada voodist kuni köögi ukseni. Ei, paastumisega see on päriselt on võitlus. Mida ma olen tundnud, et kui ma olen nagu paastu ette valmistanud palves, ma olen võtnud eesmärgi, pühapäeva õhtul hakkab pihta näiteks, et ma tean, et hakkab siis, ma palun, Jumal, anna mulle jõudu alustada. Ja tead, on niimoodi olnud, et tuleb see päev kätte ja mitte mingisugust probleemi pole. Lihtsalt nagu loomulik. Et sa lihtsalt paastud. Ja ei tõmba ei toit ega kohvi ega see praemuna seal. Vaid nagu loomulik jätk ja Jumal tahab meid aidata. Ja see ongi Jumalaga käimine see selline nii äge, et vahest me mõtleme, Jumal kutsub meid siia, aga ma olen siin. Aga vaata, siin ma oleksin temale meelepärane. Ja mõtleme, et vaata, kui ma siia saan, siis püha vaim tuleb. Aga Jumal on see, et Jumal ütleb, et ma tahan olla see, kes viib sind siia.
Püha vaim on juba sinuga selles positsioonis, et sind aidata siia. Et ta ei ütle, et roni nüüd siia ülesse, siis vaatame edasi. Ta ei ütle niimoodi. Ta ütleb, et tule, ma aitan sind, tule, ma tõstan, tule, ma viin sind edasi. Ja tahad siia jõuda, aga sa tead, et sa peaksid siin olema, aga sa oled siin, siis on vaja siia paluda Jumala abi, et sa saaksid siia, et sa saaksid siia. Lihtsalt nagu selline pilt trepi astmetest. Et kui sa tunned, et su liha ei ole valmis või sa ei saa nagu endast üle, siis lihtsalt palu pühavaimu abi. Pühavaimu abi selleks. Aga võta selline eesmärk, mida sa suudad saavutada, et ära mõtle, et Tanel siin 3 nädalat, ma tahan 40 päeva. Ja ka pole kunagi võib-olla teinudki 1 päeva või 2 päeva, et siis ära võta niimoodi. Proovi näiteks, et 1 päev nädalas või jälle praktiline mõte, mis ma olen teinud, kui vahest mõtleme, et ma paastun 1 päeva, see tähendab seda, et ma söön õhtul, siis on öö vahel, siis on terve päev ja siis on öö veel ja siis on järgmine hommik söön. See tähendab, tegelikult sa oled juba mitte terve päeva, aga sa oled juba üle päeva tegelikult paastunud. 1,5 päeva, juba 36 tundi või rohkem paastunud. Näiteks juutidel algas ju päev algas õhtul kell 6. Päevaring oli järgmise õhtu kella 6-ni. Ehk näiteks paastuda võib ka nii. Ma alustan õhtul kell 6 paastu ja järgmise õhtu kella 6-ni paastuda. Või mõni teeb niimoodi päeval kella 3-st. Söön viimati kella 3-st ja järgmise päeva kella 3-ni. Võib-olla veel lihtsam. Erinevad sellised huvitavad abimehed. Öö on vahel. Just. Ja kutsuti kõiki siis enne seda, kui 3 päeva paastuma, 21 oleks kõik valmis. Et liituda selle programmiga 1. veebruarist, siis ongi 21 päeva. Paast on selline asi, seda ei saa teha kellelegi kohustuseks. Seda sa pead tegema vastavalt oma tervisele ja oma südame olukorraga. Isegi soovitatakse arsti külastada ja et arst võtab vereproovib ja vaatab, mis su veres toimub. Ma usun, et me kõik oleme mingil määral paastunud ja proovinud seda asja. Tunneme oma piire. Igal juhul teeme 1. 21. Siis oleme, kes tahab siis võib-olla liituda seal Tallinnas ka selle päevaga, siis oledki oma viimases paastupäevas. Aga et oleks selline paastuperiood. Ma ei ütle, et see peab olema paastuaeg, sa pead nüüd 3 nädalat paastuma, aga paastuperiood pühendud ja talitsed oma liha, allutad oma liha Jumala tahtele, Jumala kutsele, pühendumisele Jumalaga. Sinna on nüüd siis 9 päeva siis aega, et saame valmistada enda südant ja proovida. Jumal ütleb, proovige mind. Ta ütleb seda 10 kohta, aga me saame ka, Jumala tõotused on järgi proovitavad, et need toimivad. Et see on üks asi, aga kindlasti on sinul oma peres või oma südames veel nagu palvesoove või soove, mida sa tahad Jumala ette kanda. Ja ma soovitan seda, et pane kirja need asjad, sest paastu ajal tuleb ka igasuguseid tundeid, igasuguseid asju ja vahest sa oled, miks ma üldse seda teen, oli seda üldse vaja, siis võtad oma vihiku lahti ja loed Jumala ees, issand, näe see punkt ja seda ma palun su ees ja see aitab, kui on kirja pandud. Aga jäta meelde ka seesama Jeesaja 58. Et see on mu üleskutse. Ja ma panen selle üles sinna meie chati, et ka need, kes ei ole täna siin, saavad seda asja kuulda ja liituda. Tõesti, Jumal viigu meid edasi, meie kogudust, meid ennast. Meie igatsus on tegelikult see, et Jumala vaimu töö oleks vabalt, toimiks meie keskel, et sünniksid need asjad, millest me loeme ja millest Jumala sõna kirjutab ja veel suuremal määral, kui me seda oleme siiamaani näinud. Issand õnnistagu teid ja meid kõiki. Aga oleme veel palves. Isa, me täname, et me oleme sinu rahvas, kutsutud sinu nimega.
valitud sinu poolt selles maailmas olema sinu kuningriigi saadikuteks, sinu lasteks, kes kannavad siin sinu eesmärke, issand. Sa ei ole meid pannud küll mingi käsu või koorma alla, aga ometi, issand, oled sa öelnud, et meil tuleb kanda ka vahest risti. See vahest on iga päev. Ja käia sinu järgi, issand. Meie igatsus on see, et me ei käiks oma loomuse järgi, selle maailma radade järgi, silmaimus ja lihaimus ja elu kõrkuses, vaid tõesti, issand, et sinu hääl kostaks meie südames, et sinu hääl kostaks meie kõrvus ja me võiksime selgesti kuulda, issand, sinu juhtimist. Võiksime selgesti kogeda sinu armastust, sinu ligiolu. Issand, meid võiksime olla täidetud ülevoolavalt, nii nagu siin ka Merike rääkis sellest tassist. Issand, me võime üle voolata sinu pühast vaimust, Jeesus. Ja ka nii palju on neid igasuguseid asju, millega me oleme täitnud oma astjad ja need astjad siis sealt püha vaimu ei mahu sinna. Ta ei mahuta ennast kuskile muude asjade vahele, vaid ta tahab olla esimene ja viimne. Issand, ja seepärast ka me lihtsalt kogudusega praegu palume, issand, anna meile seda motivatsiooni, seda tahtmist valmistuda sinu jaoks. Võtta aega sinu jaoks, täita ennast sinuga ja tühjendada ennast sellest maailmast, issand, sest sa oled kutsunud meid välja. Sa oled kutsunud meid kõrgemale. Sa oled kutsunud meid oma kuningriiki. Ja issand, et sinu kuningriik tuleb ka esile meie kaudu välja, Jeesuse nimel. Palun, issand, et me võiksime igaüks kuulda oma südames sinu vaimu häält, kuidas ka seda paastuperioodi teha. Kuidas iga üksik meist võiks seda aega võtta ja et keegi endale liiga ei teeks. Issand, sest sina mõistad ja näed ka seda seisukorda, kus me igaüks oleme, Jeesus. Aga issand, sa ütled, et anna mulle ruumi, anna mulle aega, tee mulle ruumi. Jeesus, ja me tahame sulle ruumi teha veel rohkem, sest sina oled meie kuningas, meie issand, meie päästja, meie lunastaja, meie Jumal, kellele me kuulume. Ja me ootame, issand, põnevusega, mida sina teed. Jeesuse nimel ülistuse, au ja tänu sulle. Amen.